tähistame trapetsi aluse BC pikendusel oleva punkti siis tähega M ja sirge AM-i lõikepunkti trapetsi haaraga CD tähega F. Meie eelduste kohaselt peab sirge AM eraldama trapetsist kolmnurga AFD, mille pindala on pool trapetsi pindalat. Joonisel on näha, et meil tekib kaks kolmnurka CFM ja ADF, mis on sarnased tunnuse nurk järgi. Sarnaste kolmnurkade vastavate külgede suhe CM suhtub AD-sse nii, nagu vastavate kolmnurkade kõrgused H1 suhtub H2. Me peame võtma kasutusele sarnaste kolmnurkade kõrguste suhte, sest ülesandes on meil tegemist trapetsi ja kolmnurga pindaladega. Järelikult on meil vaja saada seoseid nende kujundite kõrguste kohta. Trapetsi kõrgus ise kokku on siis H1 liita H2. Järgnevalt avaldame trapetsi pindala. Eeldusel, et trapetsi alused on siis 12 ja 8 ja trapetsi kõrgus on siis kokku tähistatud meil tähega H. Sellest järeldub, et trapetsi pindala on meil siis 10 H-d. Järgnevalt avaldame kolmnurga AFD pindala kahel eeldusel. Kõigepealt, et ta on pool trapetsi pindalat ja teisena me saame kolmnurga pindala avaldada järgmiselt, et kolmnurga alus on 12 ja tema kõrgus on H2. Kuna vastavad võrdused peavad kehtima, et pool trapetsi pindala on võrdne kolmnurga pindalaga, saan järgmise seose. 5 H-d võrdub 6 H2-ga. Avaldan siit seosest kõrguse H2. Saan, et kõrgus H2 on võrdne 5/6 kogu trapetsi kõrgused H. Järelikult kõrgus H1 on siis 1/6 kogu kõrgusest H. Vaadates eespolevat seost, me peame avaldama H1 ja H2 suhte. Kui me siis kasutame neid seoseid, siis me saame, et H1 jagada H2-ga võrdub 1/5. Järgnevalt asendame AD asemele 12 cm ja H1 jagada H2-ga asendame siis suhte 1/5 ja avaldame siis saadud seosest CM-i. Järelikult lõigud CM-i pikkus on meil 2,4 cm.